et kapsad, noh eelkõige peakapsas, aga ka lillkapsas, spargelkapsas, millal siis nüüd külvata, noh kui räägitakse, et varajane peakapsas külvatakse umbes märtsi esimesel-teisel dekaadil. Täna pidi olema külvamise. Täna pidi olema külvamise. Et see teema ka, et külvipäevad, juurepäev, lehepäev, eks ju, viljapäev, et seda tuleb ka jälgida. Mitte, et ma ise seda jälgiks, aga vanarahvas on seda jälginud ja ma tean hästi palju selliseid väiksemaid kasvatajaid. Noh, tähendab, kellel on seal võib-olla köögivilja 1000–2000 ruutmeetrit kasvuhoones või hektar-paar alamaal, siis need enamasti kõik jälgivad seda. Et ma ise ei ole küll katsetanud sellest, aga noh. Ja ei ole nii väga selline entusiastlik selle edukuses, aga kui rahvas usub seda, siis miks mitte. Aprilli lõpp, mai esimestel päevadel juba võiks tema välja istutada, eks ju. Kas siis katteloori alla ja siis, et saada võimalikult vara, eks ju, siis külvatakse seda varem, see taim peab olema kasvama suuremas potis või kassetis, et see taim oleks sihukesem, ütleme 5–6 lehega. Kui tavaline keskvalmiv ja hiline peakapsas istutatakse välja 3–4 lehe faasis, siis varajane istutatakse niimoodi välja, et tal on 5–6 lehte. Mina ausalt üteldes olen selle varajase kapsa kasvatamisest absoluutselt loobunud, noh. Ma söön selle asemel parem salatit, kui mul tahan seda, eks ju, ja keskvalmivad kapsast siis saab hiljem võtta, et sellel nagu ei ole minu arvates mõtet, aga noh, kes müügiks näiteks kasvatab, siis sellel teatav ringkond või seltskond inimesi on ikkagi tahvast. Nagu ma ütlesin, kassetiga aimede puhul on kindlasti väga oluline kastmine ja tegelikult ka väetamine, sest kassetis see substraadi kogus on niivõrd väike ja kui me kasvatame märtsi algusest aprilli lõpuni, see on 1,5 kuud, eks ju, taime, siis see väikene mulla kogus või substraadi kogus, mis seal on, see ei suuda seda taime ära varustada selle ajal toitainetega ja tuleb toitainete põud, nii et tuleb ikkagi kasutada ka kasvu ettekasvatamisel päätiseid. Nüüd üks kultuur, mis on kõige pikema kasvuperioodiga. Mulle õudselt maitseb juurseller, ma ei tea, kui paljud te olete seda kasvatanud või söönud, aga ta on selline mõnus värskelt salatiks, näiteks hapukama õunaga teha ja hästi selline hea köögivili, aga tõeliselt pika kasvuperioodiga. Tema tuleks juba veebruari siin teisel poolel, võib hakata juba külvama, aga noh, kindlasti siin märtsi esimesel poolel kassetti külvata. Tavaliselt need tootjad kasutavad teda niimoodi, et külvavad kassetti ja siis kassetid seal kasvuhoones veel kattelooriga kaetakse kinni, et noh, seda sooja võimalikult palju hoida. Või veel, mis tootjad teevad, on niimoodi, et hoitakse kassetid alguses pimedas, aga soojas ruumis. Võib laduda üksteise otsa niimoodi ja siis vahetult enne taimede tärkamist seal nädala pärast umbes taimed siis või need kassetid tuuakse siis valge kätte, eks. Ja selleri taimed jah, on nagu väga pika kasvuperioodiga, just see juurseller ma mõtlen. Varsseller, lehtseller on hoopis lühema perioodiga, kasvuperioodiga. Neid tuleks ka ikkagi ette kasvatada korraliku saagi saamiseks, aga põhimõtteliselt seal siis toimub külv võib-olla märtsi lõpus, aprilli alguses. Nii, siin on tuttav pilt siis kõrvitsast, kõrvits kabatšokk. Nagu ma ennist ka nimetasin, põhimõtteliselt on võimalik otse külv, mida suuremad tootjad teevad.
ma ei tea, mina olen kogu aeg ette kasvatanud taimed, saab sellise ilusama korralikuma taime, läheb kiiremini ja ütlesemalt kasvama. Aga põhimõtteliselt on võimalik ka siis otse külvata. Ja ettekasvatamisel peab see ruum olema ikkagi soe, alla 10 kraadi tärkamist või idanemist ei toimu. Ja on soovitatav siis külvata nagu sellistesse suuremasse potti või siis noh, ma ütlen, et mina olen ka seal tetrapakis kasvatanud neid, et see põhimõtteliselt sobib ka kabatšoki jaoks. Kõrvitsate kabatšokide puhul peab arvestama seda, et noh, umbes 20, 25, võib-olla 30 päeva on see ettekasvatusperiood. Ja nüüd siis te peate nagu teadma, millal te tahate välja istutada selle. Et soojalembeline kultuur, noh, juuni teine nädal näiteks. Ja sealt peate siis ettepoole arvestama. Et kõrvitsataime ei ole mõtet väga vara külvata. Kui te vara külvate, et kõige paremini läheb kasvama selline taim, millel on korralikud idulehed, esimene päris leht on ilmunud ja ajab teist päris lehte, nagu siin on. See on kõige paremini kasvama minev taim. Kui see taim on suuremaks kasvanud, et tal on 3 või 4 lehte, siis tegelikkuses selline väljaistutamisjärgselt te peate rohkem seda kastma ja olema hoolsam selleks, et ta ei läheks stressi, näiteks päikesepõletus ülekasvanud või suurtel taimedel võivad tekkida väga kergesti sellised päikesepõletused, närtsivad ära, kuna juured on veel väikesed kassetis või selles potis, aga lehemast läheb suureks, ta lihtsalt, kui on väike, väga kuum päev, närtsib ära. Nii et väljaistutamisel, avamaal istutamisel on paras suurus see ja selle saate seal umbes 25 päevaga, et liiga vara ei maksa seda teha. Kurk põhimõtteliselt sama, et kurktaim on natukene võib-olla väiksem, aga põhimõtteliselt ikkagi kõrvitsaga sarnane, võib-olla selline pott võib olla väiksem. Esimene päris leht on nagu lahti tulnud, hakkab teist ajama, ideaalne väljaistutamise suurus avama. Siis ta on nagu sellisele, talub seda väljaistutamist kõige parem. Kui teil on taimed üle kasvanud, te võite ka istutada 4-5 lehega taime, pikemat taime, eks, aga siis see taim põeb seda väljaistutamist palju rohkem. Tomat, sellist ilusat korralikku tomati taime, seda ütleme, tavalise köögiakna peal ikka kasvatada ei saa. Kui tahab sellist saada korralikku sellist köötavat kasvuhoonet, noh, oleneb see, et millal te tahate istutada. Kui te tahate kasvuhoonesse välja istutada taime seal mai keskel, näiteks kütteta kasvuhoonesse, siis sellist taime kodus aknalaua peal korralikku saada väga-väga raske. Tomatil, tegelikult paprika on enam-vähem sama, võib-olla veelgi pirtsakam. Tahab saada pikka ettekasvatusperioodi 5-60 päeva ehk siis 2 kuud ette kasvatada, nii et praegu on paprika ja tomat võiksid juba olla tegelikult tärganud. On kellegi külvatud tärganud? Et ei no põhimõtteliselt võib hiljem ka ja saab praegu ka, mul on ka veel külvamata. Sellepärast ma ei olegi, sellepärast ma siia alla kirjutasin, küll kahvatu roheliselt, et kõik lugeda ei näeks. Ostan parem turu pealt taim, kui sa või kellegi selle käest, keda sa tead ja usaldad selle sorti. Et noh, tomati puhul on muidugi see probleem, et neid sorte on niivõrd palju. Ja mina olen ka turu pealt taimed ostnud vahel ja noh, selles mõttes ikkagi petta saanud, et ostad küll erinevaid sorte, aga viljad ja taimed on kõik ühesugused. Nii, porulauk, hiidsibul. Noh,
teadupärast sibulad, kui tavalist söögisibulad kasvatatakse enamasti meil tippsibulast. Aga põhimõtteliselt on sibulat võimalik ka sellest seemnest kasvatada ja on olemas spetsiaalsed sellised sordid, mahedamaitselised, niinimetatud ka hiidsibulad kutsutakse neid. Et neid peaks siis ette kasvatama ja ka see külviaeg on nüüd siin märtsi, võib-olla järgmine, ülejärgmine nädal, nii et märtsi selline keskpaik, eks ju, võiks siis juba külvama hakata. Porulaugu puhul on olemas, müüakse, no see on küll muidugi ainult profidele, eks ju, kasvatajatele, on eelidandatud seeme. See on tükimaad kallim, aga tema tärkamine on ka kiirem. Et porulaugu ja sibula tärkamiseks tavaline selline kasvuhoones, kui see temperatuur on seal 18 kraadi ja niimoodi kõrgem, aga tihti ta nii palju seal kasvuhoonetes ei ole, siis kulub 18 kraadiga seal 1,5 nädalat, eks. Aga madalama temperatuuri juures on see tärkamine veelgi aeglasem.